Tšau. Kuule, istu. Jah, ma olen Kartuli-Liisu. Väga lahe. Tead, meenuta koos minuga eelmist PP festivali. Mäletad, siis meil oli ka üks hetk toolid niimoodi. Minul oli küll siuke tunne, et mis toimub, nagu ma tulin ju siia jutlusi kuulama, miks ma pean mingi ise rääkima hakkama või? Täiega veider. Ja mina, kui ma istusin siin, siis mul oli küll veits siuke ärev ootus nagu, mis ma tegema pean. Ja kui sind ei olnud eelmine aasta PP festivalil, siis mõtle mingile hetkel oma elus, kus sa ka istusid ja ootasid ärevalt. Sa võib-olla isegi ei tea, mida sa ootasid, aga siuke veider oli olla veits. Meenuta, kas minuga praegu neid hetki. Tead, eelmine aasta siin, mitte päris siin, aga PP festivalil, sellel äreval hetkel Jumal kõnetas mind ja ta ütles kuidagi nii selgelt, et lihtsalt mäleta seda hetke ja tea, et see tuleb uuesti ja otsi mind selles hetkes. Ma olen seal kohal ka. Ja läks paar päeva mööda peale PP festivali ja ma olin samas kohas. Ma istusin Kaarli kirikus sellises VIP-esireas ja ootasin seal ja oli ka päris ärev olla. Ja kuidagi see hetk mul ei tulnud kohe meelde, et Jumal ütles, et otsi mind selles hetkes. Ma otsisin midagi muud, ma otsisin hirmu. Ma vaatasin reaalselt ringi ja nagu mõtlesin, kus hirm on, miks ta ei ole kohale tulnud, sest et ta on tegelikult alati olnud minuga. Ja tead, hirm on mingi asi, mis on alati olnud minuga kaasas. See on kuidagi olnud nii omane mulle ja ma ei ole osanud sellest lahti lasta võib-olla nii hästi, sest see on alati olnud kõrval. Ükskõik kui ma lähen, ta on alati minu kõrval. Tead, mind kunagi iseloomistasid kõige rohkem sellised sõnad nagu arglikkus, ebakindlus, usaldamatus ja kuidagi selline hästi tugev kinnisus. Ja ma teadsin seda, see oli mulle nagu nii selge, et ma olengi selline ja ma ei tea, ma kuidagi ei osanud teistmoodi mõelda üldse. Aga kui ma istusin seal ja ma kuidagi ei saanud aru, kus mu hirm on, ta samas nagu alati on tulnud, aga teda ei ole seal, kes ta ei saanud turvakontrollist läbi või nagu mis temaga toimus, aga teda ei ole seal. Ja see oli nii veider mu jaoks. Ja üks hetk ma kõndisin sinna lavale. Ja ma küsisin oma Jumala käest, et Jumal, kui suur mu hirm on, et kas see murrab mu praegu seal laval. Ja Jumal ütles mulle ainult ühe asja, ta ütles vaata. Ja mul tuli kohe meelde see, mida ta oli eelmine aasta PP festivalil rääkinud, et lihtsalt see hetk tuleb veel, otsi mind seal. Ja tead, ma tõssin oma pilgu üles ja ma vaatasin seda rahvast. Seda oli rohkem kui praegu siin ja ma vaatasin, ma nägin seal oma inimesi, ma nägin Gunnarit ja ma nägin Joonatani ja ma nägin oma armsat kodulinna siukest sõpra Petit ja ma vaatasin neile otsa ja samas ma nägin nii palju inimesi, keda mina ei teadnud, kes olid täiesti võõrad minu jaoks. Aga tead, see hetk, kui ma vaatasin ringi, siis ma sain aru, et kui ma seisan selle lava peal, ma ei tunne hirmu. Ma ei tea, mis asi see hirm on. Nagu minu jaoks see sõna on võõras, ma ei tunne seda ära. See on midagi nii vägevat, mida ma ei ole rohkem kogenud, sest see hetk mina olin hirmust vaba. Sellel hetkel, kus tegelikult loogiliselt hirm peaks jalad niitma, seda ei olnud seal ja see oli nii ilus tunne mu jaoks. Tead, ma rääkisin seal laval väga isiklikke asju, mida ma olin alati varjanud, alati. Minu jaoks oli kõige hirmsam ilmselt see, et keegi saab teada, millises perekonnas ma elan, et mu isa on alkohoolik ja et ma ei teagi, mida tähendavad sõnad armastus, austus, andeks andmine, et need sõnad on täiesti võõrad mu jaoks, ma ei tea, mida nad tähendavad. See oli nii hirmus mu jaoks, kui tuli teemaks alkohol. Ma kartsin seda kõige rohkem ja tegelikult ma kardan täna ka seda. Ma ei oska sellest väga rääkida, ma ei oska väljendada ennast väga hästi ja see teeb haiget mulle väga, sest et ma näen, kuidas see õõnestab mingeid sõprusi mu ümber, sest ma ei oska rääkida sellest, see teeb mulle haiget ja see valmistab hirmu mulle. Aga
aga tead, see on koht, kus minu hirm sai murtud seal sellel laval, kui ma seisin ja rääkisin. Vaatasin otsa oma inimestele, ma vaatasin nendele oma inimestele ka otsa, keda ma veel ei tundnud. Aga Jumal oli kuidagi nii selgelt rääkimas, lihtsalt need on minu inimesed, see on minu rahvas siin ja ma tahan, et sa räägiksid neile, ma tahan, et nemad avaneksid. Mul on öelda neile väga palju. Tead, see kogemus oli minu jaoks väga võimas, aga millegipärast ma kuidagi suutsin selle ära unustada. Aga nädal tagasi, kui ma valmistusin siia tulekuks ja uuesti hirmu tundma, et appikene ma pean seisma kuskil ja rääkima, siis Jumal tuli mu juurde ja ta kõnetas mind ja ta tuletas mulle meelde selle kogemuse ja kuidagi selle jutu, mida ma rääkisin seal. Ja ta tuletas mulle meelde lihtsalt vaata, kui palju rahvast seal oli. Vaata, ja mina olin ka seal, sa otsisid mind ja sa leidsid mu. Ma olin seal, ma viisin hirmu ära ja sa olid valmis rääkima massile midagi väga isiklikku. Aga täna sa oled selles kohas, kus sa julge rääkida endale väga lähedase sõbraga, sest sa kardad midagi. Ja see oli see hetk, kus ma väga murdusin, sest ma sain aru, et ma olin valmis Jumalat usaldama massi ees, aga ma ei ole valmis seda usaldama oma sõbra ees, kellega mul on väga vaja rääkida tegelikult ja mingitest teemadest, mis mind vaevavad. Ja tead, ma esitasin endale väljakutse see hetk, kui Jumal minuga rääkis ja ma ütlesin, et mul on aega umbes 4 päeva rääkida temaga ja kui ma ei tee seda, siis ma ei tule siia lavale, sest et ma ei hakka teile rääkima hirmude ületamisest, kui ma ei saa sellega ise ka hakkama. Ma ei tule rääkima mingit tühja juttu, sest et mu Jumal ei ole tühi Jumal. Ja tead, mulle ei meeldi väga ei öelda, ma olen väga halb selles. Ma ei oska nagu väga üldse ei öelda ja kui ma olen juba ja öelnud, siis ma ei oska absoluutselt ei öelda. Ja ma ei osanud see hetk ka ei öelda, ma ei saanud öelda ei sellele, et ma olen lubanud siia tulla ja ma ei saanud öelda ei oma Jumalale, kes tahab rääkida. Ja ma olen täna siin. Ma ei saanud võib-olla mingeid lõplikke vastusi, võib-olla isegi mitte lähedale nendele vastustele, aga ma sain rääkida välja mingid teemad ja ma sain algatada mingeid vestlusi. Ja minu meelest see oli veel olulisem öelda midagi välja ja kuidagi näha seda, et Jumal on väga austav, et sõprus ei lähe katki, et Jumal on olemas seal. Tead, see hetk, kui ta kõnetas mind, siis Jumal ütles kuidagi nii selgelt, et Lisbeth, sa ei lase mul näidata praegu, et mina olen ustav. Sa ei lase mul näidata seda, et mina ei lase midagi halba juhtuda. Sa oled ehitanud mingi seina ette ja sa seisad ise seal ees ka ja hoiad kinni seda. Tead, minu meelest me vahepeal mängime kõik ehitusmehi ja me ehitame mingeid müüre Jumala ette ja need on väga siuksed koledad ja robustsed minu meelest ja me ehitame selle ette millelegi ilusale, mis Jumalal meile varuks on. Ma kuidagi ei lase võib-olla nagu Jumalal tulla ja ma sain see hetk täiega aru, et mina olen ehitanud ühe seina enda ja Jumala vahele ja ma ei taha kuidagi võib-olla, või ma ei julge näha seda headust, mis selle taga on. Ma olen ehitanud ühe koleda sega ja ma olen nagu seguks pannud sinna vahele hullult hirmu. Aga ma mäletan seda hetke, kui ma lihtsalt astusin eest ära, nagu ma olin tööl see hetk ja ma nagu päriselt astusin kõrvale ja ütlesin, et Jumal, okei, palun võtta see sein maha ja palun lähme koos edasi. Ma tahan hirmust üle saada. Ja kuidagi see hetk tuli mulle nagu nii selgelt jälle meelde, mida ta ütles mulle eelmine aasta PP festivalil. Lihtsalt mina olen ka ärevas hetkes, otsi mind ja sa leiad mu. Tead, ma tahan täna sind julgustada. Tead, hirm on mingi asi. Ma olen ta kohta väga palju õppinud, sest ta on nii lähedal olnud mulle. Ta tahab olla üksinda koos sinuga. Ta tahab olla nii, et sina ja tema olete kahekesi. Aga ta ei saa väga tegutseda, kui sa räägid temast välja. Tead, minu hirm sai ka minna madalamale, sest enne paavsti visiiti ma rääkisin nii palju välja seda, et ma kardan, ma ei tea, mis saab. Varem ma ei julgenud koolis isegi ühte sõna öelda, aga täna ma pean minema ja rääkima umbes 1500 noorele väga isiklikku lugu, mida ma olen alati varjanud. Ja tead, sai midagi väga ilusat juhtuda, inimesed palvetasid mu eest ja
olid mu jaoks olemas ja ma kuidagi visuaalselt ka nägin, kuidas hirm kahaneb, kuidas ta läheb ära, kuidas ta ei saa valitseda mu üle, sest et minu inimesed on mulle lähemal nende lugude põhjal, mida ma olen jaganud. See oli nii ilus. Tead, kui sa tunned täna hirmu, siis ole täiega julge jagama seda. Lihtsalt ütlegi välja, miks sa kardad ja mida sa kardad, sest see hetk su hirm peab minema kaugemale, sest sinu inimesed tulevad sulle lähemale. Ja ole mega julge seda tegema. Sul on need küsimused lehe peal. Ja tead, kui sind kõnetab mingi muu teema praegu või mingi muu hirm, mis on alati olnud su sees, siis tead, ära lase ennast võib-olla segada nendest küsimustest, vaid räägi välja oma hirm. Sinu inimesed tahavad olla sulle lähemal kui su hirm, sest su hirm ei ole sinu inimene. Ta ei kuulu sulle, ta ei kuulu su juurde. Ta ei ole Jumala antud, absoluutselt. Tead, ma tahan palvetada koos sinuga. Sellepärast, selle grupi aja pärast ja mis edasi tuleb ja julguse pärast, mida Jumal saab ainukesena anda. Nii et paneme kõik silmad kinni ja palvetame koos. Hea Isa, nii hea, et sa oled siin, sa oled meie keskel, Jumal, ja et sa oled praegu igaühele meile ütlemas, et sa oled minu inimene, ma armastan sind. Ma olen kutsunud siia, ma olen oodanud sind. Ma olen sinu rahu, Jumal. Su sees ei ole hirmu, sest mina ei anna sulle hirmu, ma annan sulle julguse ja rahu ja rõõmu. Isa, ma väga palun, et ükskõik mis müürid me oleme ehitanud, siis Jumal, kui me vajame seda eestastumist visuaalselt ka, siis Jumal, me teeksime seda praegu. Tuleksime selle müüri eest ära, laseksime sinul selle maha võtta ja läheksime sinu ustavuse poole. Ja teaksime seda väga kindlalt kõik koos, et sina usaldad ja sina tahad rääkida täna meile ja sa tahad meie kaudu rääkida meie inimestele. Isa, ma palun, et sinu julgus praegu täidaks selle saali, täidaks meie südamed, Jumal, ja et sa ei hoiaks midagi kinni, Jeesus. Isa, tühista sina see hirm ja kuidagi ole meile väga lähedal, meid julgustamas ja üles tõstmas. Isa, on nii hea, et sa oled siin ja et me võime sind nii vägevalt kogeda. Amen. Amen.